Tere tulemast Meesteleht Eesti rubriiki. Tänase saate on siis teieni toonud meesteleht.finance, minu vaata järgi. Täna on siis meil autoks Hyundai Inster. Ta on üsna pisike, samas mõnes mõttes üsna suur, ütleme siis väike auto. Tal on elektrimootor, millel on 49 kWh on siis aku mahutavus ja lisaks on tal siis jõudu 82,5 kW. Lisaks siis circa 147 Nm väänet, esiveoline. Antud auto on siis in-varustuspaketiga, mis on siis kõige kõrgem varustuspakett, mis sa selle auto juures saad. Ja hind jääb tal circa 30 000. Selle varustuspaketiga on siis 17-tollised väljad, mis usu või mitte on lisavarustuses, kuigi need on üsna väiksed. Ja tal on ka siis väga huvitav pärlmutter värv, butter cream yellow, et ta on siis jah siukene, ütleme või siuke kreemiat tooni. Aga lähme teeme temaga proovisõidu, vaatame siis jälle üle 3+, 3- ja kellele see auto võiks ka täpsemalt sobida. Seega hüppame rooli. Nüüd teeme siis kiire ringiga, nii-öelda prooviringi selle autoga. Praegu jällegi linnas sõidame, siuke, ütleme, kiiruse vahemik 40, 55, midagi sellist. Praegu jah, jällegi raadio ei tööta, kuna filmime, siis mingit õrnamüra on nagu kuulda rehvide mõttes. Aga ja ka nüüd, kuna vihma sajab, siis natuke esiklaasid ka vihmakrabinat, aga samas mitte midagi häirivat ei ole. Kuna auto on natukene siis ütleme pisem ja tegelikult üsna raske, ta on siuke 1,5 tonni on tal tühimass, et siis vedrustus natukene on siukene vähe jäigem ja natukene nagu põrkab mingites aukudes, aga jällegi ei ole kuidagi ülemäära häiriv. Rool on hästi mõnus kerge, seega linnas manööverdada on sellega päris mugav ja istumispositsioon on ka siuke päris, ta ei ole, ütleme, väikse auto mõõdus, samas ta ei ole ka maasturi mõõd kindlasti. Ta on siuke, ütleme, üsna ilusti näed üle kapoti, peeglitest asjadest näed ilusti välja, pimedaid nurkasid ka väga palju ei ole. Ja kõik siis ekraanid asjad, mis siin ümber on ilusti loogilises kohas ja päris ilusad selged, et saab ka nendega päris hästi hakkama siin. Ja 3 huvitavat fakti auto kohta. Autol on rooli peal 4 siukest väikest ruudukest, mis on tegelikult valgustus. Need ruudukesed aitavad näiteks pimedat nurka jälgida, kui autoga tagurdad. Nad lähevad punaseks ja siin äärtes hakkavad vilkuma, kui midagi on sul nii-öelda pimedas nurgas või kui mõni auto näiteks sõidab sulle sealtpoolt lähemale, siis nad just annavad sulle ka siin visuaalselt märku, et ole ettevaatlik. Teine huvitav fakt on see, et autol on siis nii esi- kui tagaustel siuksed pisikesed paneelid, mis on eemaldatavad. Siia saad sa siis panna eraldi mingid taskud, istmete külge tegelikult saad ka panna näiteks laua, saad sa panna ka näiteks vihmavõri hoidiku, et on siis võimalik siuksed nii-öelda lisatarvikuid osta ja natukene autot jällegi enda nii-öelda äranägemise järgi siis parendada justkui. Ja 3. huvitav fakt on see, et ka antud autol on siis nagu ka näiteks Hyundai Ioniq 5-l on siis futuristlik siuke piksel tulede disain. Et näiteks suunatuled õues ka siis on siuksed pisikesed ruudukesed nagu ka siin rooli peal, et suunatuled näiteks vilguvad nende pisikeste ruutude justkui siis pikslitega ja samamoodi ka tagatuled, kui põlevad, siis on seal eraldi siuke pikslite riba justkui, et tekitada siuke futuristliku disaini efekt. Et minu arust täitsa siuke jällegi omamoodi ja lahe siuke disaini lahendus. No nii, nüüd pöörame kohe siis natukene kiiremale teelõigule, kus saame siis selle auto metsikut jõudu kasutada. Kilovatte jah, tal on circa 85. Paneme ta eraldi sport mode'ile, sest ka see on olemas. Ja nagu elektriauto üldiselt, siis see nii-öelda pick-up justkui on päris hea. Ta on siuke piisavalt nobe, ütleme nii. Ta ei ole kindlasti ülemäära kiire, aga kindlasti jääda ka jalgu. Nüüd, mis meil see kiirus siin on? 70, 75. Isegi vihmaga praegu rehvi müra ei kuule väga palju. Ja
ainus müra, mida suuresti kuuleb, ongi see sama vihm esiklaasil. Et tegelikult müraisolatsioon on siin autos päris hea. Võib isegi täitsa üllatab. Suurematel kiirustel, kuna tal on kõrge aken või üsna suur aken sellise auto kohta, siis siit kuskilt ülevalt poolt hakkab seda tuulemüra tekitama, aga see on tõesti, kui sõita, ütleme siis 4-realisel maanteel circa 110-120-ga, et see on üsna siuke äärmuslik juhus, et selle autoga pigem arvatavasti tehaksegi siukseid linnatiire. Nüüd sportrežiimil siis mitte, et seda keegi väga palju kasutaks, ma arvan, aga on tehtud siuke tavaline nagu paljudel autodel, rool läheb natuke raskemaks, gaas natuke tundlikum ja möödasõitudeks on täitsa siuke viisakas kiirendus. Aga paneme ta ilusti nüüd siis normaali peale tagasi. Auto roolil on ka labad, aga need labad ei ole siis käiguvahetuseks, need on selle jaoks, et sellega saad sa reguleerida, et kui palju sa siis nii-öelda regenereeriva pidurdust kasutad. Et see on siis see hetk, kui sa võtad jala gaasipedaali maha, et siis ta hakkab automaatselt ise pidurdama ja sellega laeb akut. Sellel autol on olemas ka siis nii-öelda i-pedal, ehk siis sa saad sõita ainult ühe pedaaliga. Sa ei pea vajutama pidurit, auto siis ise pidurdab hooga täiesti nulli. Paljudel elektriautodel ta hakkab veerema või jääb veerema lõpus, aga sellel autol ta jääb ka täiesti seisma. Vaatame üle ka siis juhi osa või üldiselt selle eesmise osa siin salongis. Materjalide poolest palju on plastikut, istmed on siin tekstiil, aga samas kui vaadata auto hinnaklassi, siis tegelikult kõike seda võib sellel autol andeks anda. Roolil on ka siukene, ütleme siis vinüülilik tunnetus, kuid kõik on, ütleme siis, asetuselt on loogilises kohas. Sul on kliima ja kõik nii-öelda selle ekraani juhtimisnupud, asjad on kõik siin keskel ilusti olemas. Rooli soojenduse nupp on küll huvitavas kohas siin jala juures vasakul all, et kui ei tea, siis võib-olla natuke läheb aega enne, kui see üles leida. Aga esimene iste on üldiselt nagu siuke, ütleme, pargipink, et tegelikult ka topsihoidjad on siia istme sisse tekitatud ja käetugi on ka üsna siuke pisikene ja võib-olla natuke kõvema poolne, aga samas siiamaani pole häirinud. Et eks see tegelikult siis ühte panduna toimibki selle auto puhul väga hästi, just arvestades seda, et kõik need istmed saab alla klappida, seega siia keskele ja mitte midagi ette. Et samas nagu tunnetuselt kõik see väline futuristlik disain, nagu Hyundai ütleb, kandub ka siia sisse edasi. Samamoodi on ka panipaikasid hästi palju, siin on siis sahtlid, siia saab asju panna, siin on ka telefonilaadija, siin all on veel sahtleid, et ruumi tegelikult selles väikses autos on päris palju. Ja tagumine istmerida samamoodi tegelikult auto on väikene, ta on siis nina otsast nii-öelda tagumiku otsani 3,8 meetrit, aga ruumi siin on päris palju. Eesmine iste, jällegi minu istumispositsiooni järgi 1,82 meetrit on mina, pearuumi päris oma jagu. Tagumise istmeid saab liigutada edasi-tagasi, ikka päris kaugele ja samamoodi saab ka tegelikult siis seljatuge liigutada üsna madalale, et sa saad siin tõesti lebotada, lased istme kõige taha, seljatoe alla ja jalaruumi on siin rohkem kui mõnes nii-öelda limusiinis tänapäeval. Taga, ütleme, väga palju mingeid lisamugavusi ei ole, ventilatsiooniavasid ei ole, aga samas on siin olemas need samad paneelid nagu ka eesustel, kuhu sa saab panna erinevad tarvikud, olgu need siis taskud, siia siis eraldi saab panna ka näiteks laua, vihmavarju, hoidiku, et paistab, et selle auto juures on suhteliselt kõigele mõeldud. Nii, ja teeme nüüd siis kokkuvõtte sellest Hyundai Insterist. Võtame kõigepealt 3, ütleme siis miinust. Esiteks kindlasti üks miinus on siis pagasiruum. Auto on küll pisike, salongis endas on ruumi palju, aga pagasiruum on üsna tillukene. Teine miinus on kindlasti see, et autol on siiamaani juhtmega Apple CarPlay Android auto, mis väga-väga paljudel autodel on juba juhtmevaba. Ja kolmas nii-öelda mingil määral miinus on siis need materjali, mis selle autos on. Et auto hinda arvesse võttes, siis tegelikult selle võib andeks anda. 3 plussi.
kindlasti väga-väga siuke silma jääv auto, eriti selle värviga, et tal on siis need huvitavad futuristlikud tuled ees taga, et kindlasti sellega jääd silma. Teiseks just seesama, et ta on küll väike, aga samas seest on üsna suur. See, et sa saad kõik need istmed alla klappida, sa saad ka tegelikult 3 istet alla klappida ja juhistme üles jätta, et just kui sa saad selle autoga teha põhimõtteliselt enamus asjad ära, mis sul vähegi vaja on. Ja kolmas pluss kindlasti on see, kui palju selle akuga sõita saab. Täis akuga auto lubab, et saab sõita circa 400 kilomeetrit, mis on väga palju sellise auto kohta. Tavaliselt sellistel autodel see sõiduulatus on, ütleme, 150 kuni 300, aga 400 on väga hästi lubatud. Ja kellele see auto võiks sobida, ütleme ausalt, inimesele, kellel võib-olla keda ei häiri see, et ta jääb silma linnaliikluses ja just linnaliiklus selline auto väga hästi ka sobib, sest et ta on hea pisike, ta mahub igale pool parkimiskohtadele ja selle elektriga linnas liigud sa, ma usun, nädal kui mitte rohkem. Aga jah, siin kohal sooviks kindlasti tänada ka Hyundai Balticsit, kes asub siis laagris. Saate seal kindlasti auto katsetada ja kui ka sinul on mõni huvitav auto, mida sa sooviksid Meesteleht testib, siis võta kindlasti ühendust toimetus@meesteleht.ee ja näeme juba järgmises Meesteleht testi rubriigis.